Head vaatajad, me oleme oma koguduse juubeliaasta raames otsustanud, et me teeme ühe väikesed intervjuud kõigi elus olevate Kaarli koguduse vaimulikega, kes siin viimastel aastatel, viimastel aegadel on töötanud ja kes siis on olnud ametis rohkem kui paar kuud, vaid kelle ametiaega saab ikkagi lugeda vähemalt 1 aastaga. Ja täna on meil külaliseks õpetaja Gustav Piir, kes oli siis siin koguduse juures ametis natukene rohkem kui aasta, see oli umbes 2,5–3 aastat, umbes peaaegu 3. Peaaegu 3 aastat. Tere, õpetaja Gustav Piir! No nii, kust me peale hakkame? Hakkame peale sellest, et sina tulid Eestisse aastal 1992 siia Kaarli kogudusse. Kas ma vastasin, ütlesin õigesti? Ja 92 jah, ja 1. oktoober siis oli see ametlik päev. Jaa, aga ennem seda sina oled ju sündinud, elanud, kasvanud, õppinud tegelikult Kanadas. Ei, olen sündinud Põhja-Ameerika mandril, hakkame sealt peale, küllaltki lähedal. Ameerika Ühendriikides sündinud, Kanada läänerannikul üles kasvanud, koolituse jälle saanud Ameerika Ühendriikides ülikooli, siis Kanadasse tagasi jälle kooli ja siis lõpuks tulnud ringiga olnud Toronto Peetris, enne Kaarlisse tulekut. Enne Kaarlisse tulekut oli Toronto Peetris. Olid see Toronto Peetris ja siis ma saan aru, et need õpingud ja siis sellised mitmed ärakäimised Kanada ja Ameerika vahel sinu selja taha siiski seal jäid. Mis aastal sind ordineeriti üldse? Mind ordineeriti 1988. 1988. Aga see tekkis ka vahe, sest et ma olin proovil aastal olin Saksamaal. Ja seal need eksamite vahe tekkis, et kus oleks normaalne ordinatsioon olnud, kus kool oleks ära lõpetatud kevadel ja eksamid, siis minu lükkus see niimoodi peaaegu aasta aega edasi. Kui meil siin Eestimaal päris palju kirikuõpetajate perekondasid ikkagi teatakse, kui me siin rääkisime õpetaja Mihkel Kukega, siis õpetaja Mihkel Kuke selline perekond ja tema toimetused on olnud teadlikud või olnud teada. Sinul see noorus ja lapsepõlv siin Eestimaa inimestel ilmselt väga palju nagu teada ei ole, sellepärast ma küsingi, räägi paari sõnaga oma perekonnast. Vanemad, sul õdesid endast, ma tean, et mäletan mingit sellist juttu kunagi, et sul õde oli lendur või on lendur või kas ma mäletan valesti? Ta on küll lennanud, ta ei ole otseselt lendur, okay. Aga ta on lennuväega seotud. Lennuväega seotud, ja. Aga tuleme sealt nõnda, et perekond on nii, et ema on Tartus sündinud, Tartus üles kasvanud ja isa on Võrus sündinud ja Võrus üles kasvanud. Ja sõjakeerises oli nii, et ema perekond oleks pidanud minema Soome 44, aga piir oli juba kinni. Siis nemad sattusid siis ringiga Saksamaale. Ja sealt tema sattus siis edasi Saksamaal siis põgenike laagrisse ja Inglismaale siis väljaõppele ja Kanadasse. Isa lõpetas gümnaasiumi, võeti Saksa sõjaväkke ja siis Saksa sõjaväega sattus siis lõpuks Dresdeni välja. Ja sealt siis tema ülemus ütles, et nüüd lähed lääne poole, ära tule ida poole ja mine. Ja tema siis läks siis Ameerika tsooni, sai Erlandini ülikooli sisse, sai siis 48 stipendium Ameerika Ühendriikidesse, läks Ameerika Ühendriikidesse. Ja tol ajal oli nii, et eestlased seal keskläänes käisid küllaltki tihedalt läbi. Nii et mu isa oli St. Paulis, Minnesota osariigis ja ema oli Winnipegis. Ja siis see rahvas käis edasi tagasi ja nad siis kohtusid seal ja abiellusid. Ja mina olen sündinud siis Ameerika Ühendriikides. Aga pärast seal paar aastat olime seal varalapsepõlves, aga isa sai Vancouveri Peetrikoguduse õpetajaks ja siis me kolisime Kanada läänerannikul. Minu see, ütleme, et algkool, keskkool, kõik see on Kanada läänerannikul Vancouveris. Nii et sinu isa oli ka kirikuõpetaja? Isa oli ka kirikuõpetaja. Ja. Aga nüüd sinu õed-vennad, palju sul neid õdesid endasid on? Mul on vanem õde, ta on muust 1,5 aastat vanem, siis on vend, kes on aasta
natukese noorem ja siis noorem õde, kes on sealt meie. Nii et sul on nii-öelda 4-lapseline pere on siis sinu vanematel, ehk siis nõnda on olnud. Aga see sinu vaimulikuks saamise, see oli selline juba lapsepõlvest peale unistus isa kõrvalt või kuidas sul? Ei, see on ka kutsumus oli, ei, seda isa kõrvalt on nähtud seda ühte teist, aga ma tegelikult õppisin ka muusikat ja raamatukogundust. Sellise bakalaureuse perioodil ja siis võtsin sinna usuteadust juurde. Ja see on siis ise on tulnud see kutsumus, et vaimuliku seminari edasi minna. Kas see sinu selline kontakt nagu Eestiga muutus nagu aktiivsemaks siis pärast seda, kui nii-öelda piirid lahti läksid ja hakati looma esimest sõjajärgset kiriku laulu palveraamatut, et ma tean, et sa olid ka selle komisjoni liige nii-öelda välis-Eestis tollel ajal, et saan aru, et see kontakt Eestiga siis kas selle komisjoni kaudu või oli juba ennem ka olemas? Ennem on ka olemas, sest on ka perekonna kaudu kontakt olemas, aga meie perekonna tagamaa on selline, et viisat ei saanud kunagi. Minusugustele või tegelikult minu isasugustele viisat ei antud ja siis seda mulle ka ei laiendatud, aga see, kui ma olin Saksamaal, siis hakkas juba see ida-lääne suunas piirid lahti minema, sest sakslased hakkasid massiliselt liikuma. Ja siis hakkasid eestlased ka muidugi liikuma ja olid ka eestlased, hüppasid ära Lääne-Saksamaal. Et siis oli ka kontakti siis selle kaudu, mis meil omakorda huvitab. Ja siis sellega paralleelselt tuli ka lauluraamatutöö peale. Ja põhikontakt siin ongi viimane see periood oligi seoses lauluraamatutööga. 88 kuni 92 siis lauluraamatul see põhitegevus. No aga nüüd räägi siis ära, kus sul see mõte siia Eestisse tulla tuli, et kas Kanadas oli nii vilets või? Ei, see oli Einar Soone. Einar Soone oli see, jah? Kas ta nii naljaks ütles või siis see oli ka lauluraamatu faasi töös, et ka siis pool naljaga või ma ei tea, kui tõsiselt oli ka kutsus, et tulla siis siia juba tööle, kui see lauluraamatu viimane faas oli niimoodi lõpuni jõudmas. Nii et Einar Soone niimoodi moka otsast ütles, et Gustav Piir võiks tulla Tallinnasse ja sina mõtlesid, et lähen. Ja sai siis kirju vahetatud ja siis tuligi ja tulen. Sa tulid Kaarlisse 92. aastal 1. oktoobrist. No, mis sind ees ootas siis sellel ajahetkel, kas sa mäletad ka, et mis hetk siis sellel momendil oli? Kas see oli üldiselt, me teame, leerid olid suured ja töid oli palju ja tegemis oli palju, et selles mõttes sellist Kaarli koguduse elu oli sellel hetkel väga aktiivne. Kas sa oskasid üldse sellist asja ette kujutada? Või seda oskas ka ette kujutada, sest Toronto Peetri tollal oli ka suur. Ja seal oli nii, et seal oli veel kakskeelne tööd, eesti ja ingliskeelne töö. Nii et tüüpili oli, et pühapäeval oli 2 jumalateenistust, ingliskeelne vara hommikul ja siis eestikeelne sinna otsa. Ja täitsa tavaline oli ka, et oli matuseid palju ja muidugi põhjameelgased vabad päevad inimestel ikka laupäev, siis on laupäev see põhi matmispäev, kuigi ka nädala sees oli. Leerigrupid ei olnud võib-olla nii suured kui Eestis tippal, aga siiski Toronto Peetri, kui mina alguses seal olin, et siis oli ka, et leeri teenistust ei peetud oma kirikus, sest rahvas ei mahtunud ära. Üüriti Torontos St. Pauli katedraal, suurema kiriku, et rahvas mahuks ära. Sest sa kui sul juba leerilapsed, vanemad, ristivanemad, sõbrad, siis, ja kogudus veel sinna otsa, siis päris suur seltskond tuleb kokku. Aga sa said siin Tallinnas ikkagi selles mõttes paraja, et üks asi jääb kõige koguduse tööga said harjunud, aga kui mu mälu mind nüüd ei peta, siis tegelikult sul ikkagi neid ametikohustusi tuli seal päris kiiresti turja peale, sest mina mäletan seda, et meie Meelisega olime ühed sinu esimesed praktikandid ja mille poolest mul on see meelde jäänud oli see, et meie saime praktikat, hakkasime saama nii, nagu sina olid seda harjunud nii-öelda kas siis tegema või ise teinud, sest mina mäletan seda, et kaasüliõpilised vaatasid, kui ilma imet meie tegime omale praktikapäeviku, mida me pidime täitma hakkama ja see oli tolleaegses usuteadusinstituudis midagi
enneolematut, ega sellist asja ei olnud, ma mäletan, see vihik oli isegi sinine ja siis me pidime kõik sinna sisse kirjutama. Ja see oli meie osad, seal on vabast ajast kuni vaba lugemiseni, kuni jutustele ja harjutustele ja kõik muu sinna välja. See oli selline päris põhjalik, et seda ma mäletan. Aga et sa tegelikult hakkasid ju siis ka Usuteaduse Instituudis juba tööle, eks ole? Mitte kohe. Seal tuli, seal võib-olla aasta läks mööda. Sest Usuteaduse Instituudis ma tulin tegelikult, kui Jaan Kiivit hakkas oma ameteid ära andma, siis praktilise usuteaduse seminari, siis see tuli, sattus minu peale, aga oli ka sügisel juba, kui Usuteaduse Instituuti tuli Seppo Alaja, siis tuli Randar Tasmut tuli ja siis mind kopteeriti ka sinna gruppi, aga Seppo Alaja oli väga lühikest aega mees ja siis see lõi natukese selle asjad segamini. Kahjuks jah, Seppo Alaja hukkus liiklusõnnetuses siin Eestis, aga no lisaks sellele Usuteaduse Instituudile siis minul on ikkagi mälupildid sellest, et Gustav Piir saatis ühel päeval kirju iseendale muhvnõudmiseni, nagu ütleme, klassikud ütlevad, ja see oli siis see, kus Kaarli koguduse abiõpetaja Gustav Piir saatis kirja Tallinna praost Gustav Piirile, ehk siis sa oled olnud ka Tallinna praostkonna praost. Jah, aga see oli veel omaette, see hakkas peale, tegelikult hakkas mitte praost otseselt, see oli see periood, kus Einar Soone oli Tallinna praost. Einar Soone valiti piiskopiks. Ja see sügis oligi see periood, kus mina sattusin praosti kõrvale abiliseks, siis ma olin abipraosti kohusetäitja. Hakkasin sellest peale ja siis sain praosti kohusetäitjaks. Aga mis seal paralleelselt toimus, oli ju piiskop Soone ametisse seadmine tuli ja see oli ka üks esimesi asju, mis siis selle Kaari perioodi alguseks tuli, sest me olime siis, ma mäletan, et koguduse maja saali sai kasutada piiskop Soone selle teenistuse järgseks kohvilauaks. Maja ei olnud veel tagasi saadud või oli just tagasi saadud, ma nüüd aastaarvud seal, see on nii pöörane aeg, aga jah, et siis... Protsess oli pooleli igatahes. Ma mäletan seda aega küll. Aga Kaarli koguduses sa toimetasid need aastad ja minule jääb ka sellesse perioodi, kus sina Kaarlis ja veel ka praosti, ma ei mäleta, kas siis oli KT või praost, aga minu ordinatsioon ju langeb ka sellesse sinu aega, sest sina olid see mees, kes mulle tegi ettepaneku, et kas me tahaks minna eksamile, et ordineeritud saada ja konkreetselt oli siis tollel ajal see Peeteli kogudusse. Ja ma olen ikkagi toonud seda näidet, et tänu Gustav Piirile on olnud ühel perioodil üks selline väga huvitav ametikoht Tallinna praostkonnas nagu missionärõpetaja Tallinna praostkonnas, ehk siis ma mäletan, mu ametlik nimetus oli, et Tallinna praostkonna missionärõpetaja Peeteli koguduses oli selline staatus ja tänu sinu tegemistele tegelikult ja sellisele ettevõtlikkusele mind ka ordineeriti ja ka siis Peeteli koguduses ma ametit alustasin. Aga kui sa nüüd korraks mõtled selle Kaarli perioodi peale, mis selles Kaarlis, see on nii ammu küll tagasi, et kas sul meenub midagi sellist, mille puhul võiks öelda, et see oli nagu kuidagi väga eriline või selline teistmoodi või see on olnud selline täitsa üks osa lihtsalt sinu vaimulikust teenimisest, sõltumata sellest, kas Kanadas, Kaarlis või nüüd ka siis juba aastakümneid pühavaimus? Võiks öelda, et Kaarlis oli huvitav periood, sest Kaarlis oli toimunud just enne minu tulekut oli ka uus juhatus. Juhatuse vahetus oli või ütleme, nõukogu noorenes. Ja siia tuli ka, see oli see periood, kus kõik Kaari ametnikud sekretärist kuni kirikumeesteni välja noorenesid. Ja uus rahvas tuli ja siis olid ka pühapäeva kool õpetajad, seal tuli järjest välja õpetada juurde saada, sest seal kasvavad selles mõttes, et teatud asjad, mis on ja Torontos said ka tehtud, aga seal oli palju stabiilsem ja ütleme juba vanem seltskond juba, kuigi nad keskealised, aga Kaaris oli uuenemas terve personal. Ma mäletan, üks asi, mis meil oli pühapäevakooli õpetajatele lisapiiblikursused tegime siin.
igasuguseid abikuulsusi ja mitme peale, siis käis veel noorte töö kõrval oli seal kogu aeg uute rühmajuhtide koolitamine. Et see oli üks huvitav periood, kus inimesed olid kiriku juurde tulnud ja siis kuidas neid rakendada kirikus pärast leeri. Ja see aeg oli tõesti selline, nagu sa kirjeldad, et kui sa neid asju ütled, siis tuleb endale ka meelde, et tõesti selliseid asju on tehtud palju. Ja siis oli aasta 94, siis kui Jaan Kiivit sai peapiiskopiks. See oli siis... Oli 94. Ja 94, jah. Ja siis jäi Pühamaaakoguduse õpetaja koht vakantseks ja siis otsustasid sinna kandideerida. Pühamaaakoguduse õpetaja koht jäi juba vakantseks seoses kiriku koguga, mis oli, kui ma õieti mäletan, see oli vist juunis või kui seal oli, ja siis, sest et ametisse seadme toimus alles 31. oktoobril. Jah. Et enesõnaga, et 94 oli, Pühamaas oli Valdek Johanson oli hooldeõpetaja. Ja see valimised alles tulid 95. Aha. See oli veebruaris oli need valimised, nii et meil oli 2 kandidaati, mis jäid sõela peale lõpuks, mina ja siis Jaanus Jalakas, tuli selle proovijutlused ära pidada ja siis oli neil täiskogu. Ja siis sellest siis tuli see, et 15. märts oli siis 95 ametlik algus pühavaimus. Ja siis ei olnud jah, see 95 mind läks natuke sassi sellega, et 94 mind ordineeriti alles, et 95. aasta sügisest ma ka Kaarli koguduse abiõpetaja kohale pärast seda, kui sina olid pühavaimu läinud, tulin. Nii et hea on ikka meenutada neid aastaarvusid. Aga kui sa nüüd vaatad korraks Kaarli kogudusel peale, sa ei ole kuskil kaugel, sa oled siin Tallinna linnas selles mõttes, et ma olen ikka nüüd seda püüdnud natukene endistelt õpetajatelt välja pigistada, et kuidas sulle Kaarli kogudus tänasel päeval kõrvaltseisja pilguga nagu näib või tundub või mis arvad, mis positsioon või koht sellel Kaarli kogudusel on siin Eesti evangeelses luterlikus kirikus ja siin Tallinna linnas? Üks asi, mis Kaarli kogudus teeb unikaalseks, lisaks sellele, et on suur kogudus, on, et tal on oma kool. Ja seda hakati ajama, mäletame, seda hakkasime ajama, see oli ka kusagil 93-4 oli juba sellest juttu, et kuidas seoses nende maade tagastamist ja hoonete tagastamist, kuidas seda Kaarli kooli traditsiooni taaselustada. Kas sina, ma lihtsalt vahele segan korraks selle kooli puhul, mulle meenub, et ikkagi see oli ka päris kohe Praaskonnas ametlikult arutusel. Ja oli isegi töörühm oli. Põhiliselt Kaarlist oli siin inimesed, kes olid seotud noortetööga ja kes olid ka värsked juurde tulnud. Seda hakati uurivad, kuidas siis erakooli teha, aga muidugi tol ajal oli hoopis ka see asi natuke keerulisem, sest ei olnud ruume otseselt. Kooli ei tehtud, tehti lasteaed. Ja ei, ta hakkas kasvama lasteaiast, aga see oli ka seoses ruumidega ja nende nõuetega, mis olid tol ajal ka haridusministeeriumis, et mida on vaja selleks, et kooli pidada. Ja üks oli ka, et see majandusbaas ka veel puudus. Nii et kool on üks asi, kuidas veel? Näed sa seda? Siin on muidugi ta on ka, kuna ta on suur kirik, siis teda kasutatakse väga mitme ürituse puhul. Kui me võtame siin teatud riiklikud teenistused, minu ajal oli ka, siin oli see, et suured televisiooniteenistused oli alati Kaar ja sellepärast, et ei olnud post ees, oli avar ja ruumi palju ja oli hea võtta. Ja siis lisaks avalikud teenistused on teatud sündmused, ma mäletan, kui oli Estonia mälestusteenistus, see oli Kaarlist. See on üks näide ja siis siin oli terve selline see sügisperiood oli siin see laevakell meil siin altari ees ja kirik oli lahti, siis inimesed said käia küünlaid panemas. Et selles mõttes ka oli see keskpunkt. Mida veel oli, et tol ajal oli ju ja siiamaani muusikatöö. Meil oli see ka laulupeo pühapäeval, siis oli need koorid kõik kirikus.
ja siis kasutasime teenistusele Urmas Sisaski missat. Jah, siis kui see loodi, siis jah, ühel teenistusel kõik need osad sai koori poolt lauldud, jah. Ja see oligi laulupeo pühapäev, oligi, kus sai mitte täies mahus, nii nagu laupäeva laval, aga siin ikka teenistuse sisse koraalid ja muud asjad vahel ja kõik, kes sattusid kirikusse, mitte ainult kaarikoorid, vaid teised kooriliikmed olid ka, et siis koguduse poolt lauldi. Jah, muusikatöö on senini üks selline mõnes mõttes lipulaev, mis meil tõesti tänase ajani on. Muidugi selle koroonaga seonduvalt peab ütlema, et eks ka seal on tagasilööke natukene, aga loodame, et need lähevad mööda. Aga seal oli ka legendaarsed isikud ikka, kui mina tulin, siis veel oli ka Ella Teder mängis, kuigi ta tasapisi andis oma tööd üle, see on noorematele, või öelda, siis olid Marika Kahar ja siis Peret Aidol olid need põhikoostööpartner, aga Ella Teder mängis veel, siis Lilian Liikane käis aeg-ajalt ka veel abiks talitustel, aga just Ella Tederi mängu veel mäletan. Et sina Ella Tederi käest oled noomida ikka saanud? Ei, ta mind ei noominud. Ma olen liiga vähe kohal. Sest mina puutusin temaga kokku, ta ütleme, teenistused, ta mängis teenistustel ja siis olid koorikontserdid või koorisündmused, ega juba oli siis see põhiteenistuste ja muu oli juba siis teiste organistide peal. No selge. Mina tema käest ei ole noomida saanud. No mis sa arvad, kus Kaarli kogudus võiks olla näiteks 20 aasta pärast? 20 aasta pärast oska öelda. No aga näiteks oletada. Siin kindlasti kool on mänginud oma osa, siis on juba kooli vilistlasi, kes seonduvad ka edasi selle kogudusega. Kindlasti muusikaelu jääb, isegi kui koroona on läbi käinud, ja ta jääb ka teatud inimestel teab perekirikus, sest ma mäletan, et siin oli väga palju, kui meil matuseid oli, või üldse talitusi, miks pärast inimesed tulid Kaarisse, siis oli ka üks küsitlus omal ajal. Ja üks oli, et perekonnaside on olnud. Ja see nõndatud personaalkogudus. Ja ta selles mõttes Kaarli kogudusele jääb ka see personaalkoguduse osa jääb tükiks ajaks, aga kes on pered, kuhu osa liikmed välismaale läinud. Minu ajal oli ka juba siis, kui tuldi külla või mingit talitust oli, kus oli ka välismaal, siis oli ikka see personaal pool väga oluline. Aga mis seal ka Kaarlile juurde annab, on see, et ta on ju kindlasti jääb selliseks kirikuks, kus on kultuurisündmused juba oma ruumi poolest ja oma ajaloo poolest. Ja see, et see oli ju ka väga pikk ring, et saadi remont kirikule peale, ma mõtlen seda, aga kui tuli sellest juba ammu oli jutt, see ka väga tasapisi läks ja jupp haaval. Sest kui ma tulin, siis oli ka juttu, et kas skulptuurid panna välisnissidesse ja mida võiks seal olla. Minu teada isegi Tauno Kangro tegi mindud prototüübid tegi valmis. Need on muideks meil praegu kirikus. Ja mõtlesin, aga see tolle ajast ma mäletan neid, et need olid veel siis, ja siis küsiti selle arvamust. See on jah selles mõttes, et kindlasti, kui ma ise nüüd ütlen seda, milline see võiks olla, aga et siis jah, et see avatus on pigem ka üks selline märksõna, mis meie koguduse jaoks on olnud väga iseloomulik kogu selle aja. Ja seda on ka toodud välja, et Kaarli kogudus on hästi avatud ja sageli tänu sellele, et ta on ka nii avatud, siis aeg-ajalt tuleb ka igasuguseid üllatusi ja kindlasti, kui sa mainisid ka seda, et siin on väga olnud ka nagu sidemeid välismaaga inimestele, siis paljud inimesteks oli isegi üllatus see, et näiteks Roman Toi oli Kaarli koguduse liige ja oli ka siin kirikus laulatatud. Et see on nagu olnud üllatus ja siis, kui ma sellest rääkinud olen, et Roman Toil oli komme, et kui ta Eestisse tuli, siis ta raudselt tuli ka siit kirikust läbi ja käis oma liikmeannetust maksmas, sellepärast ta ütles, et mis siis, et ma Kanadas olen, aga ma pean ikka oma kodukogudust ka toetama. et jah, neid sidemeid on olnud ja mis ma oskan öelda, suur tänu sulle, Gustav, et sa tulid. Ma rohkem ei oskagi su käest midagi küsida. Suur tänu, et sa tulid ja jõudu ja jaksu sinna Pühavaima kogudusse.
Sul veel ikka ju on ametiaega jäänud, sa veel ju pensile kohe ei lähe. Mul on praegust natuke üle 4 aasta veel. Noh, siis on väga hea. Kuule, jõudu jaksu selleks 4 ja natuke peale aastaks sulle sinna Pühavaimu kogudusse ja meil siin Kaarlis on küll hea meel, et sa omal ajal otsustasid siia tulla ja siin koguduse juures olid ja sind on ikka hea ka selle koguduse raamides nii-öelda meenutada sinu toimetamist ja tegemist siin ja loomulikult nüüd ka siin Tallinnas üheskoos, kui me ikka aeg-ajalt rehvame selleks, et Praaskonna asju arutada. Aitäh tulemast! Palju tänu kutsumast!